Eelmisel aastal tehti Eestis ligi 50 000 kinnisvara ostu-müügitehingut. Ja kui palju te selle kõige eest tahate? 6000 krooni. Kui sellele lisada kõikvõimalikud üüritehingud, siis see lõppnumber on kindlasti suurem kui 100 000. Ja Eestis on ka vähemalt 100 kinnisvaraga tegelevat ettevõtet ja ilmselt 1000 maaklerit. See video on teile. Ma räägin, kuidas kinnisvaraga tegelevad inimesed võiksid kasutada YouTube'i ja milline on kõige parem kinnisvara müügi video. Alustame YouTube'ist. YouTube on ettevõtetele üks sotsiaalmeediakanal ja selle peamine või siis lõppeesmärk on saada vaataja YouTube'ist ära. Kinnisvara näite puhul siis helistama, kirjutama või klikkima konkreetse objekti kuulutuse lingile. Kui YouTube'ist otsida kinnisvara teemalisi eestikeelseid kanaleid, siis ka neid on üle 100. Aga mitte ükski ei näe välja selline, et seda ei saaks paremaks teha. Kõigepealt kujundus. Täpselt sama nagu veebilehtede puhul. Ma peaksin 3 sekundiga aru saama, kus ma olen ja mida see kanal mulle pakub. Esimesena jääb YouTube'i kanali puhul silma päisepilt. Või siis see, et seda ei ole. Päisepilt on hea koht, kus kasutada teksti kujul mõnda sõnumit, näiteks ettevõtte sloganit. Liven kinnisvaral on see päris okei. Kuigi kui kõik videod, pealkirjad ja kirjeldused on eesti keeles, siis Homes with Soul võiks ka äkki eesti keeles olla. Samas on nad ühed vähestest, kellel seal üldse midagi on. Lihtsalt ilus pilt mõnest kinnisvaraobjektist ei pruugi olla nii hea. Lisatekst, see annab palju juurde. Teiseks jääb silma profiilipilt või siis see, et mõnel juhul ka seda ei ole. Ettevõtetel on täiesti okei kasutada selle koha peal oma logo ja maakleritel oma nägu. Kanalite nimed on enam-vähem kõigil okei, kuid kanalite aadressid. Ärge televiisorit kirvega lööge, see võib hakata tegema. Palun võtke oma kanali hüüdnime lõpust ära need 4 suvalist numbrit, mida YouTube on sinna lisanud. Seda saate kiirelt teha lehelt youtube.com handle, pane see video pausile ja tee see kohe ära. Ja nüüd jõuame sisu juurde. Lisage kõik olemasolevad videod playlistidesse, ehk siis esitlusloenditesse. Korterid Tallinnas, majad Pärnus, podcastid ja tooge need kanali esilehel tähtsuse järjekorras välja. Kõige tähtsam kõige ees. Ja videote puhul lisage iga müügiobjekti video kirjeldus esimesele 3 reale. Klikitav link, millest ma saan selle kohta rohkem lugeda, vaadata pilte, näha kontaktandmeid ja näha ka palju see asi maksab. Kui on objekt müüdud, siis võtke video maha. Ei pea kustutama, jätke registri väliseks. Näiteks hiljuti sain ühe kõne. Küsiti, et kas see korter on mul veel alles. Ma mõtlesin, What? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Ilmselt vale ühendust, sest ma ei ole vähemalt 10 aastat ühtegi korterit ise müünud või üüril andnud. Aga siis tuli meelde, et 11 aastat tagasi ma tõepoolest müüsin oma ühetoalist Tabasalu korterit, tegin sellest video, panin selle YouTube'i ja jätsin sinna ka oma kontaktandmed. Ja helistaja võiski sealt äkki mu kontakti leida. Aga milline on siis kõige parem kinnisvaraobjekti müügivideo? Mina nimetaksin seda maakleri tuuriks. Ehk siis selle video sisu on umbes täpselt selline, mida ma saaksin, kui ma läheksin selle maakleriga korterit või maja vaatama. Ei ole vaja teha videot, kus video algus lendab droon aknast sisse. Kui ma koju lähen, siis ma lähen ikkagi uksest. Ühe suhteliselt hea video näite leidsin ma Muusikal kinnisvara YouTube'i kanalist. See oli tehtud selle aasta alguses ühest kesklinna korterist. Hei, jõudsidki, väga tore. See on 3-toaline 85 ruutu, millel on 20 ruutmeetrit rõdu. See korter on pigem selline luksusklassi korter, sest et see on ikkagi kvaliteetselt ehitatud, südalinnas. Tal on eripärad, mida tavalises korteril üldse ei ole. Selle video peamine miinus on see, et juba pool aastat on selles korteris uus üürnik sees. Kuidas ma seda tean? Tegemist on minu naabriga. Aga miks on selline maakleri tuuri video? Väga hea mõte. Punkt 1. Maakleri töö läheb lihtsamaks. Suur osa maakleri tööst kulub sellele, et huvilistega mööda objekte käia. Aga videost saab võimalik huviline väga palju infot, mis tähendab, et see kas talle ei meeldi või punkt 2. Maakleri töö muutub produktiivsemaks, sest videot näinud huviline on oluliselt suurema tõenäosusega ka klient. Ja 3. Usaldus. Ma olen oma elus üürinud 5 korterit. 4 juhul ei olnud see maakler selles korteris varem käinud. Ta teadis ainult selle korteri aadressi ja omaniku telefoninumbrit. Ma väga loodan, et selliseid maaklereid enam ei ole. Sheldon. Linnupesa sarnane.
ja kindlasti on kinnisvarasektoris oluliselt rohkem teemasid kui ainult raha ehk siis müüdavad objektid. Näiteks, kuidas maja ehitati, ülevaated kinnisvaraturu hetkeseisust, piirkonnast, soovitused, mida enne ostu uurida, rahulolevate klientide tagasiside ja nii edasi. Kokkuvõte. Kinnisvaraturg on väga konkurentsitihe valdkond, sest selles liigub küllaltki palju raha. Kui sa soovid teiste ees eelist saada, siis tee videosi ja kasuta YouTube'i. Kui ei oska, võta ühendust või vaata seda videot. Siit.